Mis on natsidel ja Planned Parenthoodil ühist? Seda ütle sina mulle. Väga hea, väga hea. Ma olen ajarändur aastast 25 ja olen tulnud siia, et sind tappa, Hitler. Mitte jälle. Mul ei jää kunagi piisavalt aega nende maalide lõpetamiseks, kui kõik need ajarändurid üritavad mind tappa. Noh, minul õnnestub see. Enne kui päästikut vajutad, kas ma võin lihtsalt küsida, miks? Miks te kõik tahate mind tappa? Kas see pole ilmne? Ma olen progressiivne, liberaal, sotsiaalse õigluse eest võitleja ja sina oled fašist, kes kehtestas terrorivalitsuse. Ja kuigi sinu poliitika mõjud laastasid maailma aastakümneteks, saame me peagi Valge Maja tagasi võtta ning kasutada valitsust selleks, et sundida inimesi järgima meie suurepäraseid ideid. Sa tahad kasutada valitsuse võimu, et sundida oma ideid rahvale peale. Mina ka. See ongi see saade. Ma mõtlen, kes iganes selle kirjutas, on geenius. Ja loomulikult see on The Babylon Bee, mida Elon Musk jagas. Täiesti geniaalne. Tere tulemast Pushbaagi-kutid. Olgu, vaatame, kuhu see viib. Ei! Sinul ja minul ei ole midagi ühist. Ma tahan öelda, et meie ajal on inimesi ohtlike ideedega ja me peame nad vaigistama. Nende vaigistamine, kes sinuga ei nõustu. Ma teen seda ka. Meie wunderbar. Natsiliikumine ei sure koos minuga. Ära tule mulle selle jutuga. Mina olen valgustatud ja sina oled sama halb kui Hitler. Kuula, ma tahan öelda, et me oleme väga lähedal utoopia elluviimisele, kui me suudame vabaneda teatud soovimatutest inimrühmadest. Ma tegelikult naeraksin, kui ma seesmiselt ei nutaks. Need on juudid. Jaa, nagu juudid. Nii et tulevikus. Kas sulle ei meeldi ka juudid? Ei, mitte nii. Aga me ei usu kõigi rasside eraldamisse nagu teie. Ma mõtlen, välja arvatud näiteks lõpuaktused ja ühiselamud. Ja töölevõtmise tavad. Ja vastuvõtupoliitikad. Sellised asjad. Ka mina olen segregatsiooni pooldaja. Vabandust. Ma pean küsima, kas see on päris tulirelv või on see mingi mänguasi, kurat? See on signaalpüstol. Ma püüan mitte toetada Ameerika mürgist relvakultuuri. Ma usun kindlalt relvakontrolli. Relvakontroll! See oli ka üks minu ideedest. Keelata need soovimatutele. Jah, vaata siia. Ja sinu särk. See on organisatsioon, mille asutas Margaret Sanger. Ja? Oota, sa tead Margaret Sangerist? Ja muidugi. Ta on nii tore inimene. Ma ei tea, kuidas sinuga on, aga see video teeb mind tõsiselt ebamugalaks. Ei. Ta on võitleja reproduktiivõiguste ja naiste võimestamise eest. Ja soovimatute elanimatonna rühmade likvideerimise eest eugeenika abil. Võrratu daam. Pära inspireeriv. Ma pean mõnda tema ideed kasutama meie sotsialiseeritud tervishoiusüsteemis. Sotsialiseeritud tervishoid. See pole sinu teema. See on meie teema. Ei, see on vägagi minu teema. Kas sa teadsid, et NATS tähendab Natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei? NATS on lihtsalt kõlavam. Demokraatlik, sotsialistlik, mingi parteikutid. Jah. Kas keegi saab aru selle geeniusest? NATS. Lihtsalt veereb keeled maa. Ei. See ei saa olla tõsi. See peab olema mingi viga. Me ei ole üldse sarnased. Sina oled Adolf Hitler, kuri parempoolne fašistlik diktaator. Ja mina olen feminist, taastava õiguse eeskõnele ja taimetoitlane. Sina oled taimetoitlane. Mina ka. Olgu, ma olen praegu nii segaduses. Ma tulin siia selge eesmärgiga tappa kõige kurjem panda, kes kunagi elanud on. Peel Ronald Reagani. Aga nüüd, kui ma sind päriselt kohtan, ei ole sa üldse see, kelleks ma sind pidasin. Ja sinu maal on tegelikult väga hea. Kuidas sa seda nimetad? Ma nimetan seda ein Reich ohne Juden. Vau.
Ma ei tea, mida see tähendab, aga see kõlab ilusalt. Kõlab küll. Käib hulle. Noh, seal see ongi. Põhjus, miks sa pead võitlema selliste üksustega nagu DSA ja need hullumeelsed ideoloogiad, mis on end nii hästi brändinud, kuid on tegelikult täpselt samasugused nagu need hullud ideoloogiad, mis kunagi ammu tapsid miljoneid ja miljoneid ja miljoneid ja miljoneid ja miljoneid inimesi. Ma mõtlen, et seda tüüpi sisu peaks nägema rohkem kui 5 miljonit inimest. Seda peaks nägema 100 miljoneid inimesi, sest see paneb sind mõistma, millise hullumeelsusega me silmitsi seisame. Nad usuvad naatside ideoloogiasse. See ei ole liialdus. No mõtlen, lihtsalt kuulake, mida selle isiku, kes on TSA kaasesimees, öelda on. Nii et me paneme ekraanile mõned punktid, mis on teie platvormi osa. Kas need on tõesed või valed? Kaotada senat. Tõosa. Olgu, asendada presidendi ametikoht ja ülemkohus sellisel kujul, nagu me neid praegu tunneme. Ja, Keotada Ice. Absoluutselt. Kaotada piirid ja anda amnestia kõigile, kes viibivad praegu USA's ebaseaduslikult. Pikaajalise plaanina, jah? Kas sa tead, mida piiride kaotamine tähendab? See tähendab lihtsalt üheks suureks värviliseks segaduseks muutumist. Ja kuigi natsid tegid seda natuke teistmoodi, nemad lihtsalt vallutasid riigid, see oli nagu, keda huvitavad piirid? Me tahame lihtsalt üle võtta ja valitsuse kõrvaldada. Lähme ja hävitame selle. Kasutame valitsust, et võimule saada. Ja siis eemaldame valitsusest need inimesed, kes meile ei meeldi. Just nii nad tegidki. Ja pea meeles, et on põhjus, miks need inimesed pidevalt ajaloo vastu võitlevad. Miks on nad nii kinnisideeks võtnud seinamaalingute mahavõtmise ja mineviku ümberkirjutamise, et kujutada seda ohvri või mitte ohvri vaatenurgast? Kas sa tead, miks? Sest nad teavad, et kui sa vaatad ajalugu, muutuvad võrdlused täiesti ilmseks. Kui sa vaatad ajalugu, õpid sa põhilisi asju, nagu see, et sotsialism on väga ohtlik ja natside ideoloogiad on samuti ohtlikud. Aga kui sa suudad tõde inimeste eest varjata, siis nad lihtsalt ei vaata, mida minevik neile õpetanud on ja usuvad kõike, mis neile ette söödatakse. Nüüd, kui ma ütlen, et DSA käitub nagu natsipartei, kasutades demokraatlikku süsteemi, et saada valituks ja siis kogu süsteem ümber pöörata, siis ma ei liialda. Ma mõtlen seda tõsiselt, lihtsalt kuulake Hassan Pikerit. See on hullumeelne. Demokraatidele, kes teevad kompromisse, lepivad ja reedavad meid. Ei enam demokraatidele, kes teevad koostööd ja lepivad fašistidega, kes rahastavad ICE, kes rahastavad Iisraeli, kes aitavad planeeti mürgitada, kes petavad töötajaid ja aitavad ülemusi. Ma mõtlen, vaata tema riietust. Vaata tema riietust. Kas see tundub nagu natsistlik autoritaarne riietus? See on taotluslik ja kuula, mida ta räägib. Kas sa tead midagi sellest, kuidas natsid võimule said? Nad vaatasid Saksamaale osaks saanud hävingut pärast esimest maailmasõda ja hakkasid lihtsalt suruma seda ideoloogiat, et juudid on probleemide eest vastutavad. Juudid on need, kes tekitasid kõik probleemid. Juudid on riigi hävingu põhjuseks. Ja nad võtsid inimesed, kes tõesti tahtsid uskuda ja toetada riiki ning aitasid neil süüdistada üht kindlat rühma ja panna neid uskuma, et kui me lihtsalt sellest rühmast lahti saame, siis võime taas hiilgavad olla. Ja kuidas nad seda tegid? Nad said end Saksamaa demokraatliku süsteemi valituks ja ütlesid siis, et kõik, kes sellega nõus ei ole, eemaldatakse. Kui nad võimule said, muutsid nad selle diktatuuriks. Täpselt seda need inimesed teevadki ja see võrdlus on hullumeelne. Kes rahastab ICE, kes rahastab Iisraeli, kes aitab planeeti mürgitada, kes jätab töötajad palgata ja aitab ülemusi. Meil ei ole neid demokraate enam vaja. Me tuleme, meie oleme ülemused, meie oleme ülemused, meie oleme vabad. Olgu, kui sa mõtled, mis on nende plaan ja eesmärk, siis siin see on. See ongi see, mis toimub. Ja on viimane aeg, et inimesed sellest tõeliselt aru saaksid. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.